No loomulikult me arutasime seda kõike, et minul ja Tanelil, siis minu partneril Tanel Saarel oli alguses küll kahtlusi, et kas seda on üldse vaja, kas sellist teksti peab üldse rääkima, kas sellist materjali on vaja teha, vähemalt minul olid küll sellised kahtlused, kui Margo mulle suvel selle teksti saatis. Aga nagu selgus läbimängudes, kui olid meil noored saalis, see on siis mõeldud noortele, gümnaasiumi noortele ja natuke noorematele ka, just nendele eelkõige. Ja nagu selgus nende pealt, et see tekst töötab. Ja mina olen näinud head pornot, kus minule tundus, et näitlejad nautisid seda, mida nad tegid ja mind erutas see. Ja minul peaks olema ka lubatud niimoodi tunda, kuigi ma olen tüdruk. Kui see tüüp, kes ta neid rindasid seal piilus, oleks teinud seda, mida sina ütlesid, ehk et öelnud, jaa, need on sul väga ilusad rinnad, need on väga sellised, siis oleks võib-olla okei olnud selles kontekstis. Aga kui ta oleks öelnud seda sama asja mingil õhtusel pimedal üksikul tänaval? Tead, sul on väga ilusad rinnad. Ma loodan, et see ikkagi paneb natukene mõtlema asjade üle ja kuna need noored vanuses 16, 17, 15, ma ei tea, võib-olla tänapäeval 14 juba ja 13, nad on just selles vanuses, kus nad avastavad ennast, eks ole, teist sugupoolt ja oma seksuaalsust ja kõike selle, mis sellega seondub, siis et nad vähemalt siit saaksid selle tunde, et see on normaalne, et sellest võibki mõelda ja ma loodan, et seda see tükk teeb ka. Enamikes pornofilmides, mida mina olen näinud. Aga neid pole üldse palju ja see oli nüüd väga ammu aega tagasi, aga igal juhul. Miks nad peavad tegema alati anaalseksi? Kas teie tahate, et mina seda teile seletaksin? Jah, sest mul jääb tunne, et nad teevad seda sellepärast, et nad peavad tegema. Meie eesmärk on tegelikult selle loo puhul noortele rääkida sellest, kuidas võivad kaks inimest omavahel kokku saada. Kuna me elame sellisel toledal ajastul, kus inimesed, eriti noored, tänapäeval suhtlevad hästi palju MSN-is ja meil on mobiilid kõigil olemas, no põhimõtteliselt muidugi internet, et see suhtlustasand on jäänud virtuaalseks. Ja seetõttu ma usungi, et see lugu kõnetab, kuna kaks inimest kohtuvad ühes ruumis, sellisest teatud mõttest sundolukorras ja nad on sunnitud omavahel rääkima hakkama. Ja loomulikult, ei pruugis olla muidugi iseenesest mõistetav, et neist võib pärast seda rääkimist paar saada, aga see, et nad rääkima hakkavad ja jõuavad nii kaugele, et nad avavad iseennast, see nagu peaks noori nagu puudutama. Ma kuulsin mingist vanadekodust, Taanis vist, ei Norra, ei Taanis ikka jah, kus hakati vanadekodu sisekanalil pornovideosid näitama. Ja peale seda kahanes penskarite seas rahustite tarvitamine 50%. Nii et pornol võib ikkagi ka positiivseid külgi olla. Nüüd on, kõik on ju avatud ja internet ja igas filmis juba näidatakse ei tea mida. Et selles mõttes nad on, ma arvan, palju teadlikumad nendest asjadest, isegi kui mina või ma ei tea, Tanel või et minust on see üsna mööda läinud, see maailm, aga nemad saavad minna internetti ja nad on kõige sellega kursis, et selles mõttes ei ole selles tekstis nende jaoks midagi nii hirmsat uut, et nad saavad siit midagi teada, et niimoodi on siis või et pornos on sellised asjad. Et seda ma ei arva, ma arvan, et nad teavad seda kõike juba. No kuule, aga kuidas saad sina naisena öelda, et mehe jaoks on okei öelda selliseid asju, et see meeldis sulle see väike hoor ja siis talle kõik näkku lasta? See on ju nii. Või isegi veel hullemini. 3 meest purskavad ühe tüdruku peale, kes lamab ja lakub ja määrib ennast üleni spermaga kokku. Kuidas sa saad seda kaitsta? Kuidas sa saad seda õigustada? Ma ei kaitse selliseid asju. Sina räägid siin halvast porno. Seda ma nüüd ei arva, et me peaksime nüüd astuma tänavale või oma sõprade hulgas kangesti arutama seda teemat. Ja
noh, kui rääkida nüüd konkreetselt pornost, siis mind jätab see külmaks või see ei ole asi, mille peale ma nüüd mõtlen või eks ole, aga kui rääkida nendest tabuteemadest üldse ühiskonnas või miks see nii on, et mingid asjad on, millest ei räägita ja mitte, et nendest peaks rääkima, aga et need on meie ühiskonnas niikuinii olemas, eks ole. Tegelikult mulle üsna meeldib porno. Teatud porno, aga mulle ei meeldi nagu porno iseenesest ja mulle ei meeldi asjaolu, et mulle meeldib porno, sest tegelikult ma nagu ei taha, et mulle porno meeldib. Kuna me räägime pornost, eks ole, selles mõttes, et ka etenduse pealkiri on Kas sulle meeldib porno, siis need on jah, kaks eraldi asja, üks on reaalne elu, mismoodi kaks inimest kohtuvad ja teine on see virtuaalne porno, millest nad nagu räägivad. Et ja muidugi seal on see kolmas tasand, et porno võib olla ka seotud natukene, eks ole, seksiga. Ja kui kaks inimest, poiss ja tüdruk omavahel nagu kohtuvad, siis ei ole see nagu ju välistatud, et nad võiksid ka kunagi seksima hakata. Aga just see on nagu oluline selle etenduse puhul, et eristada neid kahte asja. Virtuaalsesse maailma kuulub ka mitte ainult porno, vaid neid asju on palju. Ja see reaalne maailm, mulle tundub tänapäeval, see on üks raskuspunkt tänapäeva noorte puhul, see kokkusaamine reaalses maailmas.